tere! Viimane osa. Rannamaja. Leon, nii selline. Jah, Rannamaja. Hull suhte seriaal oli. Vaatasin kõik osad ära, just hiljuti lõpetasin viimase osaga. tvplay.ee Selle nädala tuleb ka telekasse viimane osa Rannamajast. Hull suhte seriaal, see Väike Kristo. Näha oli, et suur Kristo ja see, mis ta nimi oligi. Ada sobisid esialgu omavahel hästi kokku, aga lõpuks, kui nad koos hakkasid, lasid seal 2 kuud koos ja siis kui nad lõpuks ise kokku said pärast Rannamaja, siis olid neid omavahel väikesed tülid tulnud, iseloomud erinevused ja enam koos ei olnud. Okei. Seda poleks oodanud, sellist asja. Sest Rannamaja perioodil laabus neil asi kuidagi väga ilusasti. Alati, kogu aeg. Sellist asja poleks oodanud sinna. Seda, et seidi ja see, kes see oli? Silver kokku saavad ja jäävad. Seda oli ilmselt näha. Seda oli näha Rannamaja, kui nad lõpuks seal kokku jäid. Ta oli lihtsalt näha. Esialgu neil küll ei olnud midagi, aga pärast hiljem küll tekkis ja need ilmselt jäävad kokku, need ei lähe lahku. Tegid jäike kokku. Nii. Väike Kristo. See leidis enda pärast Rannamaja uue kaaslase. Oli näha jah, et Rannamajast neil kedagi koos ei lahkunud. Ja siis Merilin, jah. Tema leidis ka hiljem. Temale ka nagu väga sobivat ei olnud seal Rannamajas. See, kes minema jätti, see kriminaal, tolle kohta ma ei oska öelda midagi. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli. No too ei sobinud üldse sinna Rannamaja seltskonda. Nagu näha. Too oli selline inimene, nagu ka Ada lõpuks välja tuli. Nagu lõpuks välja tuli Ada ka samasugune. Väike Kristo oli leidnud endale kellegi juba. Need olid koos hakanud. Rannamaja väliselt oli leidnud kellegi. Rannamajas muidu üldiselt toimus hullud peod. Lasti 5 ja ikka hullud joomapeod olid Rannamajas 2 kuud järjest. 2 või oli see 3 kuud järjest. Kogu aeg oli mingid hullud peod. Ja siis oldi koos. Voodis tehti igas pidure. Omavahel oldi koos. Mis see oli, tehti süüa koos, lahendati tahvli antud üles erinevaid Vahepageska saatejuht sealt läbi. Silver vist oli see saatejuht. Silver oli koos ühe teisega koos. Ja Silveril oli ka leitud juba endale kaasa. See oli Rannamajast. Ja ei mäleta sinna oli. Nii. Nad tulid pärast kokku ja siis läbi olukord täis selline. Aga jah, mis seal ikka. Ja lõpetan. Lõpuks tuli välja, et see suur Kristo on hoopis selline vaikine tüüp, mitte eriti rääkija. See esimene arvestus oli
natuke vigane. Või äkki on Suur Kristo vaikne? Pigem oli Ada oli pigem vaikne. Aga Suur Kristo ise ütles, et ta on vaikne. Ja mulle tundus rohkem seriaalist Ada vaiksem. Aga võib-olla oli ka teistpidi. Suur Kristo ja vaikne Ada oli see enne. Need elasid umbes 2 kuud koos ja siis läksid lahku. Ei tulnud. Seekord ühesõnaga võib kokku võtta. Rannamaja ebaõnnestus. Ühtegi paari sealt ei tulnud 2 kuu jooksul. Hullult pidusid, läbusid ja igasuguseid erinevaid mehi-naisi, seksi, joominguid, igasuguseid sellist asju. Aga mitte ühtegi töötavat paari, kes pikemaks saaks kokku. Tõsi, Kristo ja Ada, see Suur Kristo ja Ada käisid vahepeal omavahel küll läbi 2 kuud pärast saate lõppu. Mingi septembris. August-september. Käisid läbi omavahel, aga pärast seda oli kõik läbi nende suhtlus. Aga mis seal ikka. Ühesõnaga. Suured peod, joomingud, läbu, rämmar ja mitte mingit tulemust. Ebaõnnestumine. Aga saate tegijate kohta ütleks. Hea eksperiment. Hea asi. Midagi sellist oli varem ka. Kunagi ammu. Kalvi Kalle ja Helen Lokuta. Need olid ka prooviabielu saates. Nii et Rannamäe oli hea eksperiment. Rannamäe sai nüüd läbi. Aga näe, mis seal ikka. Pole meie asi nende tegeleda, nende kritiseerimisega. Tegelikult pole see üldse meie asi, mida nemad teevad. Teevad, mis nad teevad. Peaasi midagi seaduse vastast ei teeks. See on kõik. Okei, kui teevadki, mis siis ikka? Elu läheb edasi. Milles on probleem? Kui Suur Kristo, see saadakoos siis oli. See Kristo oli kindel Rannamaja lõpus, et nad jäävad kokku Adaga. Aga kokkutulekul olid istusid mõlemad erinevates otstes ja ei jäänud kokku. Aga näe, siis lõpetan. Tšau. Ja tahab jälle ükski.